Möödunud aastal hasartmängumaksu seaduse muudatust menetledes sattus seadusteksti viga, mille tõttu jäid sel aastal veebikasiinode õnnemängud maksustamata. Tegemist on sõnade mänguga, sest seaduseelnõu tekstis on kasutatud sõna osavusmängud, ent näiteks veebikasiinode näol on tegu õnnemängudega ning kuna seda sõna eelnõus ei ole, siis ongi netikasiinod maksustamisest priid. Seaduseelnõu vedas eest Eesti 200 fraktsiooni liige Tanel Tein, kelle sõnul on tänaseks juba ka süüdi olev asutus leitud. Esimene väike viga vist tuli sisse Rahandusministeeriumi poolt kahjuks, kus lisati Riigikogu poolt algatatud eelnõule septembris sõna juurde ühte maksuseaduse nagu osavusmängu mõiste. Seda ei pandud tähele kuni teise-kolmanda lugemise vaheni, kus tegelikult me märkasime seda, võtsime ära ja kuidagi inimliku eksimuse või mis põhjustel see kuidagi ikkagi seadusse väga kahetsusväärne. Selle väga kahetsusväärse vea hinnanguline maksumus võib olla kuni 27 miljonit eurot. Algse muudatuse eesmärk oli lihtne ja üheselt mõistetav. Vähendada kaughasartmängude hasartmängumaksu määra etapiti 0,5% punkti kaupa, nii õnne kui ka osavusmängudele, 6% pealt 4%-ni. Juba möödunud aastal pälvis kogu seaduseelnõu karmi kriitikat nii opositsioonist kui ka koalitsioonist endast. Siiski ei ole Riigikogus kõik veendunud, et tegu oli kogemata juhtunud veaga. Midagi ei ole juhuslikku. Kui 17 aastat on kehtinud hasartmängumaks ja seal ei ole kordagi olnud paragrahv 1 sõna osavusmängud, siis selle seaduseelnõu, mis eelmine aasta president välja kuulutas, on äkki tekkinud sõna osavusmängud. Ja väga selgelt on algatajate soov olnud algusest peale, kuna see osavusmängud olid lisatud sellesse paragrahvi juba algtekstis, soov, et sellel aastal netikasiinod ei peaks mittegi protsenti maksma. Seaduseelnõud käivad Eestis läbi väga suured kooskõlastusringid. Alustame sellest, et 3 lugemist peab toimuma Riigikogu suures saalis. Seaduseelnõud saadetakse ka veel vastavasse komisjoni. Antud juhul saadeti hasartmängumaksu seadus siis rahanduskomisjoni ülevaatamiseks. See käib valitsuse laualt läbi, see käib ministeeriumite laualt läbi, see käib läbi ka osapoolte ja huvigruppide laudadelt ja jõuab lõpuks välja presidendi lauale, kes selle seaduse välja kuulutab. Küsimus on endiselt see, et kuidas mitte ükski nendest paljudest asutustest seda viga ei märganud. Vigu ikka juhtub, aga sellepärast meil on hea õigusloome tava. Meil on need reeglid paika pannud, et võimalikult palju silmi saaks eelnõu üle vaadata ja protsess oleks ikkagi suhteliselt pikk ja mingisuguseid etappe läbi. Ja see on nagu elu iroonia, et imeliku poliitilise kokkuleppega kiirkorras tehtud eelnõu, mille puhul riske tõid esile väga paljud osapooled, need riskid jäeti maandamata, on viinud meid olukorda, mis on vastupidine ka eelnõu algatajatele soovile. Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Anneli Akkermanni sõnul on tänaseks jõutud olukorda, kus prohmaka parandamiseks on laual 2 varianti. Parandamiseks põhimõtteliselt on parandamiseks 2 võimalust, et kas siis anda eraldi eelnõu sisse, et see üks sõna osavusmänge seaduse sättest välja võtta eraldi eelnõuna, mis tähendab 3 lugemist, või siis mõne eelnõuga, mille menetluses enam probleeme ei ole, teha muudatusettepanek ja siis ta liigub veidi kiiremini. Aga siht on võetud praegu, et jaanuari lõpuks parandab Riigikogu selle vea. Kuigi võimalus on tagasiulatuvalt erinevaid maksuotsuseid teha, siis opositsioonisaadiku Aivar Koka sõnul oleks tegu väga halva pretsedendiga. Nagu aus olla, siis mina ei mäleta, ma olen ka Riigikogus päris pikalt olnud, et kunagi on tehtud seadus maksu tõstmine tagantjärgi. See oleks pretsedent ja kui selline pretsedent luuakse, siis ma ei kujuta ette, millised tagajärjed on need tulevasteks aastateks ja järgmistel kordadel, milliseid makse siis tagantjärgi võiks kellegile seadustada. Et ma seda ei tahaks küll, et president sellist võimalust läbi laseks. Eesti hasartmängude korraldajate liit saatis täna välja avaliku pöördumise. Liit rõhutab oma pöördumises, et toetab ausat, läbipaistvat ja kiiret lahendust, mille käigus hasartmängumaksu regulatsiooni tekst viiakse esimesel võimalusel kooskõlla seaduse mõttega. Kõik hasartmänguliigid kuuluvad maksustamisele ning regulatsioon ei muutuks poliitilise vastasseisu osaks.
mis kahjustaks Eesti ettevõtluskeskkonda. Ei pea olema doktorikraadiga, et saada aru, et kui taoline viga, mille hinnaks võib potentsiaalselt olla 27 miljonit eurot, tehtakse erasektoris, siis selle vea teinud inimesel järgmisel päeval enam tööd samas ettevõttes ei oleks. Kuidas aga poliitikute hulgas selle vigade paranduse ja vastutusega on? Tuleb nentida, et poliitikud saavad ikkagi karistada valijad. Et see on see koht, kus siis valijad saavad öelda, mida nad arvavad nii vastu võetud otsustest kui sellest protsessist, millega nende otsusteni jõuti.